Tere, siin Kigu TV. Mina olen Kelly. Ja mina olen Liina. Nagu kõik teavad, on suvi nüüdseks läbi ja sügis täies hoos. Ka meie poolt teile, kallid vaatajad, ilusat sügise algust. Ja nüüd lühiülevaade selle nädala uudistest. Welcome to Estonia. Welcome to Tartu. Welcome to Kivilinna Gümnaasium. 12 on siis Tartus, üks on see AHA-keskuse liikuvplanetaar. Sellel nädalal külastasid Comeniuse projekti raames meie kooli õpilased Saksamaalt, Portugalist ja Itaaliast. Aulas tutvustati neile meie kooli ning veidike ka kultuuri. First you will see some dances and songs and also our folk dance. And these little children are going to show you our national costumes as well. So just enjoy. 19. kuni 24. september oli Tartu Kivilinna Gümnaasiumis külalisterohke nädal. Nimelt toimus nendel päevadel Comenius projekti Territorium, ressursid ja areng rahvusvaheline koosolek. Osalejaid oli kokku 4 riigist: Itaaliast, Portugalist, Saksamaalt ja Eestist. Kokku võõrustas kool 39 külalist, kelle hulgas oli nii õpetajaid kui ka õpilasi. Projekti eesmärgiks on uurida keskkonna ja majanduse omavahelisi seoseid ning peamiseks rõhuasetuseks on põllumajandus. Kitsamalt on keskendunud projekt piimatoodetele ja nende tootmisele, ehk uuritakse keskkonnasõbraliku tootmise osakaalu erinevates Euroopa riikides, selle muutumist lähtuvalt majanduses toimunud muutustest ning samuti püütakse selgitada välja, missugused on tulevikutrendid ökoloogiliselt puhaste piimatoodete tarbimises ja tootmises. Erinevate koosolekute eesmärgiks ongi koguda informatsiooni projektis osalevate riikide kohta, mille alusel viiakse hiljem läbi võrdlev analüüs ja tuuakse välja võimalusi keskkonnasõbraliku tootmise arendamiseks. Welcome to Estonia. Welcome to Tartu. Welcome to Kivilinna Gymnasium. I hope that you enjoy the days in our country, in our school. Selle nädala jooksul, mil kõik projekti osapooled üheskoos Eestis viibisid, külastati erinevaid piimatoodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid. Aktsiaselts Maag piimatööstust, kelle kaubamärk Farmi on paljudele juba tuttav. Samuti väisati ka Nopri talumeiereid, kus rahvarõivaid kandev peremees tegi põhjaliku tutvustuse tootmisprotsessist, ehk sellest, kuidas piimatoode otse põllult meie lauale saab, ning lisaks sellele leidis ta aega arutleda gümnaasiumiõpilaste ja nende õpetajatega ka toitumisharjumuste teemal, mis tekitas huvitavaid diskussioone. Projektinädala jooksul käidi ka Luke Farmi meiereis, kus külaliste üheks suurimaks lemmikuks kujunes Brie juust Kreeka pähklitega. Täpsem ülevaate piimatoodete valmistamise protsessidest ehk sellest, mis toimub varasematel päevadel nähtud piimatööstuse suure anumate ja torude sees, said osalejad Tartu Maaülikooli minimeiereis. Comenius projekti Territorium, ressursid ja areng toetab Euroopa Liit, kelle Eesti-poolseks esindajaks on Archimedise allüksusena tegutsev hariduskoostöökeskus. Järgmine rahvusvaheline koosolek toimub juba kevadel Portugalis, Portos, millest võtavad osa ka 14 meie kooliõpilast. Kolmapäeval 22. septembril toimusid kooli aulas astronoomia loengud, mis pakkusid kõigile suurt huvi. AHA oli ekstra kohale toimetanud suure planetaariumi, et kooliõpilasi astronoomiaga kurssi viia. Väiksematele kui ka suurematele tehti selgeks, kus kohas täpselt need imelised taevakehad tähed asuvad. Juttu tuli ka tähtkujudest ja teistest planeetidest. Kigu TV'le väga meeldis astronoomia tund ning täname AHA-keskust sellise põneva võimaluse eest tutvuda galaktikaga. Neljapäeval 23. septembril algas sügis. Seoses sellega pidasid väikeste maja esimese klasside õpilased ka sügise sünnipäeva. Kolmapäev möödus esimeste klasside õpilastel äärmiselt toredalt. Koos peeti sügise sünnipäeva. Et peole sisse saada, pidi igaühel kaasas olema pilet, milleks oli sügisleht. Koos lahendati mõistatusi, lauldi, tantsiti ning meisterdati isegi lohesid.
Tore oli näha kõige väiksemaid oma esimesest kooliaastast rõõmu tundmas. Lisaks sai neljapäeval Tartu Laulupeamuuseumis toimunud laste joonistusvõistlusel eripreemia meie kooli õpilane Steven Sõrra. Reedel 24. septembril külastas 11. klass Järva-Jaanis asuvaid tuletõrje, vanatehnika ja kinomuuseumi. Koos vaadati filmi, vanu autosid ning poisid said enda kiiruse proovile panna väikesel rajal, mis on mõeldud tuletõrjujatele. Ekskursioon algas külastuskäiguga vanasse tuletõrjehoonesse, mis valmis 1934. aastal ja muudeti muuseumiks 1999. aastal. Edasi viis meie teekond kinomuuseumisse, kus vaatasime multikat Nuupaga tiim ja oma Järva-Jaani ekskursiooni lõpetasime külastuskäiguga vanatehnika varjupaigas. Ära pikali käi! See on siis jälle käimla, kellel on vaja. See on siis selline käimla, mida veeldakse ka üritustel. Minu vestluskaaslaseks on meie giid, kes meile kõike seda tehnikat siin tutvustas. Tere! Tere! Esimene küsimus oleks siis selline, et kust need autod kõik pärit on? No need on inimeste poolt annetatud, et erinevate inimeste poolt isiklikult, kes on soovinud, et tema mälestus säiliks, teinekord vaatama tulla oma autot või siis mõni eksponaat on ka kaubeldud välja. Mõne puhul on korjatud ka raha, näiteks Automotofoorumi poolt ja siis ära ostetud, aga enamus on kõik tasuta, annetatud. Aga kui mitu autot siin platsi peal üldse on? Eilse seisuga oli siin 347 masinat. Et siin ei ole ainult autod, vaid on siis ka põllutöömasinad, teetöömasinad, bussid. Aga oskate öelda, milline on kõige vanim auto? Vaatame selja taha. Ma oskan küll öelda, aga see ei ole praegu näha. Ei ole näha. Aga kas siin käib palju inimesi? Siin käib palju inimesi. Kas nad saavad siia omavoliselt tulla? Me oleme avatud 24 tundi ööpäevas, aga loomulikult me loodame mõistvale suhtumisele, et seda kõike hästi säilitada ja hoida. Et kui siia tahetakse tulla, siis on võimalik täiesti tasuta? No meil on seal väravas selline annetuste koht, kus siis iga üks võiks annetada 15 kraani. Selge, ja kas siin saab kuidagi oma sünnipäevasid pidada? Jaa, kui on huvi, siis on võimalik minna kodulehele www.jjts.ee. Sealt saab siis minna ka varjupaiga lehele, me seda aadressi täpselt ei mäleta. Aga siis vaadata välja, mis sulle täpselt meeldib, mida sa tahaksid, ise pakett kokku panna ja kokkuleppel on kõik võimalik. Selge, aitäh teile, väga meeldib. Liina, kuidas sulle muuseumide külastus meeldis? Mulle meeldis väga. Ma sain väga palju huvitavat teada autodest kui ka sellest kohast, kus me käisime Järva-Jaanist. Kuidas sulle? Minu meelest oli ka väga tore reis, eriti meeldis mulle kinomuuseum.
Ka spordis on meie kooli õpilased parimate hulgas. 21. septembril toimunud Tartu linna koolinoorte valikorienteerumises saavutas meie kool põhikooli osas 1. ja gümnaasiumi osas 3. koha. Ning 23. septembril toimunud Tartu ülelinnalisel koolidevahelisel võistlusel teatejooksudes saavutati üldkokkuvõttes 1. koht. Õnnitleme kõiki võitjaid! Selline oligi selle nädala Kigu TV uudistesaade. Ärge unustage vaatamast ka järgmise nädala saadet, sest tulemas on ju õpetajate päev. Tšau!